Tere, armas ja lugupeetud kaasteeline. Minu nimi on Maiko Johanson. Olen selline ennast arendav inimene ja mugavustsoonist välja astuv ja olen tähele pannud, et tehes asju, mida sa tavaliselt ei tee, muudavad su elu, sest et kui sa tahad midagi enda elus muuta, siis tuleb muuta midagi enda elus. Olen ka kaasautor minu nimetul raamatul Success Unlimited with Maiko Johanson. Ja tahan sind kutsuda 21-päevasele meditatsiooni ja teadveloleku rännakule koos minuga ja võimalik, et ka selle inimesega, kes sind siia juhatas. Ehk siis sa oled võimalik, et kuskil privaatgrupis. Ja et selle rännaku keskne põhimõte on suurem teadlikkus või selgus enda potentsiaalist inimesena, lubada meie elu reaalsuses rohkem küllust ja seda nii-öelda aktiivselt kujundada läbi siis nagu meditatsiooni selliste keskenduse praktikate. Kui sa oled inspireeritud, motiveeritud ja aktsepteerid minu väljakutset ja loomulikult selle inimese väljakutset, kes sind siia juhatas, siis palun vajuta video alla like, vajuta subscribe või telli ja anna mulle sellest teada selle video all. Piisab lühiteavitusest kommentaaridesse, et osalen väljakutses. Pole vajadust lisada midagi muud, kuid rõõmu ja positiivset meelt võid alati jagada. Kindlasti vajuta ka seda kellukese märki, mis siin selle subscribe või telli punase märgi kõrval on, sest siis oled kohe esimeste seas, kes saavad teavituse uue video üleslaadimisest. Alates homsest jagan sinuga siin kanalil iga päev meditatsioone ja väikseid ülesandeid, mis toetavad külluse kasvu ja märkamise protsessi, eriti just praegusel globaalsel sellisel kasvamise ja ärkamise ajal võivad need 20–30 minutit päevas, selle 21 päeva vältel, olla isiklikus plaanis väga kasulikud. Sisemine orientatsioon, suunamine, isiklik suunamine küllusele ajal, mil meist väljaspool on palju paanikat ja segadust, võib meid inimesena oluliselt toetada. Väike taustamuusika. Nii. Kui sa praegu pole selles väljakutses osalemisest huvitatud, siis võid vaikselt lihtsalt pealt vaadata neid videosid järjest, iga päev üks. Ära võta kohe kõike korraga ette. Iga päev üks nii-öelda elevanti süüakse hamps sampsu haaval ja me õpime kõndima samm-sammu haaval. Et ei ole mõtet ette rutata, vaid on mõistlik kultiveerida, avastada, kasvatada endas sellist keskendumist ja tasakaalu nii-öelda leidmist ja nii. Mingeid põhjendusi endale ega teistel ei ole vaja hakata välja mõtlema. Inimene, kes on huvitatud ja agar osalema, palun anna mulle ja julgustuseks ka teistele teada, et osaled. Nagu eelpool mainitud, kirjuta alla kommentaaridesse osaled ja vajuta like. Suur aitäh sulle selle eest. See 21-päevane teekond on loodud Deepak Chopra poolt. Võid vaadata Deepak Chopra teedkõnesid, kui sind huvitab tema kohta rohkem infot teada saada. Näiteks tema viimase 2020 aasta teedkõne lingi leiad siit video alt kirjeldusest ja samuti selle sama video teksti nii-öelda käsikirja leiad samuti siit video alt. Kuna tegu on Deepak Chopra loodud programmiga, siis kõik need audiomeditatsioonid on inglise keelest
eesti keelde tõlkinud, kõik audiomeditatsioonid on inglise keelest tõlgitud eesti keelde. Tekst on suhteliselt lihtne ja arusaadav, meeldiv ja rahustav kuulamine kindlasti. Kirjaliku teksti tõlkis sinu jaoks eesti keelde selline härrasmees nagu Raido Rõivas. Facebookis on ta Raido Mastermind nime all, kes korraldab erinevaid mastermind, ajutrust, grupiviisilisi koosviibimisi, ta on investor, koolitaja ja mentor, lisaks paljule muule. Mina olin üks liitujatest, kes selle 21-päevase väljakutse vastu võttis ja nüüd jagan seda sinuga. Olen seda oma jagamise jaoks mugavdanud ja oma sooviga sulle väärtust tuua astusin loovasse meelde ja tegin selle playlisti ja meditatsioonid. Olen seda kõike natuke muutnud just selle kanali ja siis selle nagu väljakutse jaoks. Minu roll selles kanalis ja tulevikus sinu privaatgrupis on vahendada sulle Deepak Chopra 21-päevast programmi. Tuletan sulle meelde või täpsustan, et sa ei pea olema usklik ja kui oled, ei tähenda see, et hülgad oma religiooni. See on pühendumise harjutus endale ja teistele osalejatele nii siin kui ka sinu eraldi grupis. See on isikliku mugavustsooni laiendamine ja kasvamine inimesena. See on küllusteadvuse tõstmine nii filosoofiliselt kui ka psühholoogiliselt. Olen rõõmus sulle seda kutset saates. Yay! Ja ootan põnevusega, et järgnevatel päevadel vahendada neile infot, kes soovivad selle programmi läbi teha. Et homme algab päev 0 ja selle väljakutse algus ja see video siin, see on kutse ja tutvustus, mis nüüd siis 21 päeva järjest edasi saab. Võttes selle videoga ja homse 0 päevaga arvesse, siis tegelikult tuleb kokku 23 päeva. 2 + 3 on 5 ja numeroloogiliselt 5 tähendab muutust, nii et muutus igas mõttes. Ma soovin sulle kõike paremat, loodan, et sa vaatad, kuulad neid meditatsioone, neid ülesandeid, oled aktiivne nendega kaasa tulema ja ma saan sulle lubada, et kui sa töötad programmi, siis programm töötab sind ja muutused on kindlad juhtuma ja sa märkad neid. Kindlasti vajuta like, subscribe ja telli. Ja kui sa oled veel enesearenduslikus maailmas täiesti uus, siis ma innustuseks seletan sulle natukene energiatest ja toon lisateadlikkust ja väärtust, mis on kõrged vibratsioonid ja kuidas nendes elada. Füüsika ja kvantfüüsika teadused on meile mitmeid kordi tõestanud, et kõik koosneb mikroskoobi all vaadatuna aatomitest ja veel väiksematest subatomaarsetest osakestest, neutronid, prootonid, kvargid ja nii edasi. Seega, miski siin maailmas pole staatiline, kõik liigub, vibreerib, pulbitseb, kiirgab energiat vastavalt oma vibratsioonile. Me ei näe oma välise 5 sensomotoorse mehhanismiga seda metafüüsilist ja nähtamatut maailma, aga see ei tähenda, et seda ei eksisteeri, sest emotsioonid, wifi leviala, mõtted, tunded, tuul ja nii edasi on nähtamatud, aga kogetavad ja tuntavad jõud meie ümber ja meie sees. Ka meie kiirgame erinevaid vibratsioone, on see hirm, haigus või rõõm. Kuidas saab näiteks reguleerida seda protsessi ja elada kõrgetes vibratsioonides? Mis on see, mis mõjutab meie vibratsioone ja kuidas saab neid tõsta? Üks on seesama programm ja selles osalemine järjest teadlikumaks saades, sest et tuleta endale kogu aeg meelde, et sa ei tea seda, mida sa ei tea. On olemas madalad vibratsioonid ja kõrged vibratsioonid. Kui sa oled avastanud enda kõrvus sellise pinina vaikuses või meditatsioonis olles, siis see on sinu isikliku energiakeha, vibratsioonipinin, mida sa oled võimeline kuulma. Mõni võib-olla ei ole seda kunagi märkanudki, aga nüüd ma toon sulle nagu teadlikkuse, et see tegelikult eksisteerib.
Me kõik koosneme energiast, mille osakesed vibreerivad. Meie füüsiline keha, mis tundub meile tihkena, on tegelikkuses energia, mis vibreerib määratud sagedusel. Igaüks meist on omal sagedusel ja sarnane tõmbab sarnast. Sarnased inimesed tõmbavad sarnast, sellepärast et nad on sarnaselt vibreerival energeetilisel elektromagnetkiirgussagedusel. Terve inimese organism vibreerib kõrgemal sagedusel kui haige inimesel näiteks. Kui inimene on haige, tema vibratsioonid langevad. Selleks, et inimene kiiremini paraneks, on vajalik tõsta tema vibratsioone esialgu selles kohas, kus valutab ja pärast kogu organismis. Iga päev me viibime erinevates sagedustes. Millistes sagedustes sa viibid päeva jooksul, saad ise määrata. Ehk millised sagedused hetkel sinu elus domineerivad. Igal mõttel, emotsioonil ja käitumise mudelil, mustril on oma eriline vibratsioon. Mida madalam see on, seda vähem on terved sinu mõistus, sinu keha ja sinu vaim. Kõige madalamad vibratsioonid on süütundel, häbitundel, süüdistamisel, hirmul, vihal, apaatial, muretsemisel, pettumusel, haletsusel, ohvritundel. Kui tundub, et midagi puudub, kogu aeg ootad ebaõnne ja muretsed. Kõrgeid vibratsioone omab armastus. Õnn, rõõm, helged ja kerged mõtted, tänulikkus, positiivsus, küllus, edu, rahu, harmoonia, naeratused, suudlused, kallistused, seks, eneseväärtustamine. Samas seks võib olla ka väga madala sellise energeetilise vibratsiooni sagedusega. Kui sa oled pidevalt häälestatud madalatele energiatele, neid peegeldab sulle sinu reaalsus läbi inimeste või sündmuste. Need tekitavad samaväärseid energiaid. Kui sa näiteks kardad läbi kukkuda, siis oota, see kindlasti varsti juhtub. Kardad, et kärbitakse sinu töötasu, ka see pole kaugel. Ehk enda madalate vibratsioonidega lood oma homset päeva. Seega tihti juhtub see, mida me ei taha, sest me oleme sellele keskendunud. Et sinust saab see, millest sa mõtled. Sa tõmbad enda ellu seda, millest sa mõtled. Kui sa midagi väga-väga tahad, positiivselt meelestatuna, siis sa seda saad. Kui sa midagi väga-väga-väga ei taha, sa ikkagi mõttes sellele keskendud, siis tahest tahtmata tuleb sinu ellu. Me ei oska ennast ümber lülitada ja tegelikult tuleb välja, et me nagu kuulame päevast päeva ühte ja sama muusikat. Me oleme samal mõttelainel. Päevast päeva, aastast aastast ja seeme asju täpselt samamoodi. Lootes erinevaid tulemusi, aga midagi ette ei võta. Et me nagu ootame, millal see muusika ise muutub, selle asemel, et valida endale uus ja mõnus muusika. Nüüd, kui sa tahad, et sinu elus midagi muutuks, siis muuda midagi enda elus. Ja see mõte, et nagu paljud enesearendusõpetajad ütlevad, et sinu 5 aasta pärast sinu palgatase on see, mis peegeldab sinu 5 lähimasel nagu sõbral ja tuttaval. See on sama vibratsiooniline olek. Mitte, et need inimesed on halvad, aga kui sa oled ennast arendav ja sa liigud sellest edasi, siis tahest tahtmatuse sõbrad ja vanad tuttavad jäävad maha, kui nad juhuslikult kaasa ei tule. See on päris valus protsess, ma olen selle ise läbi teinud ja jätkuvalt pidevalt nagu liigun selles. Aga sa pead keskenduma ainult iseendale. Sellepärast see meditatsiooni väljakutse siin ongi nii hea, et sa saad keskenduda endale ja õigel ajal saad sa seda ka hakata väljapoole suunama. Kui sa mõistad, et hetkel oled häälestatud madalatele energiatele, tuleb ennast ümber lülitada kõrgematesse vibratsioonidesse. Teha on seda kergem, kui inimesed arvavad tegelikult. Lihtsalt nad ei viitsi endaga tegeleda, sest paljudele inimestele tegelikult meeldib piinelda enda madalates, mahlades. Mida valusam on, seda parem, sest olla ohver ja ennast haletseda ja piinata on lihtsalt kergem.
Inimesed valivad alati tee, mis on nagu vähem survet pakkuv. Inimene kunagi ei tee seda, mis pole talle kasulik. Kui inimene ennast piinab, ka selles on olemas tegelikult varjatud kasud. Energiat on kerge ümber suunata ja saab häälestada ennast vajalikule vibratsioonile. Kõige kiirem võimalus muuta enda vibratsioone on mitte mõelda teemadest, mis panevad sind tundma madalaid emotsioone. Milleks tundide kaupa jahvatad oma peas mõtteid, mis tekitavad veel rohkem valu ja tegelikult ei muuda mitte midagi. Vajad lihtsalt haletsust. Sinu mõtted formeerivad mitte ainult sinu elu ja sündmuseid, vaid ka sinu füüsilise ja vaimse seisundi. Kui meil on mõtetes, hirmudes midagi, siis see peegeldub kuskil kehas nagu valuna. Et hing, vaim, keha on kõik üksteisest nii läbi põimunud ja üks. Et see on nagu asi, millele kindlasti mõelda ja seesama 21-päevane väljakutse aitab tõsta sinu enda teadlikkust, sinu hingest, vaimust, kehast, mõistusest, kõigest. Näiteks depressioon on nagu väike, vana, koristamata, pime ruum, millesse sa ise ennast asetad ja sulged uksed. Mõtled, et sellest ruumist välja ei saa, kuid selle toa võti on alati sinuga kaasas. Selle toa võti pole hirm ega sinu mõistuse kontroll, millest tekib tigedus ja sa kulutad energiat enda kaitseks nii kaua, kui kaotad rõõmu ja eksisteerimine selles maailmas muutub vastikuks. Sind juhib see, mis teeb sind tigedaks. Proovi sellest vabaneda. Oska jaotada, mis on sinu ja mis on võõras. Kui sinus on põhjuseid midagi karta, siis võta see kätte ja loo kord. Sina oled oma elu valitseja, mitte sinu mõistuse järeldused. Kui sa midagi või kedagi vihkad, siis sa vihkad sama, mis on ka sinu sees olemas. See, mis puudub sinus, see sind ei puuduta ega ei mõjuta. Nii et ära ela nii, et emotsioonid juhivad sinu elu. Parem õpi valima neid emotsioone ja tundeid, mis tõstavad sinu vibratsioone. Saad proovida tõsta enda vibratsioone läbi liikumise ja erinevate praktikate. Seega ümbritsev ruum muutub tänu sinu vibratsioonile. Küllusel, rahal, edul ja rõõmul on kergem tulla sinu ellu. Ehk sina ise oled sellele häälestatud ja reaalsus peegeldab sulle sama. Inimene on vastutav selle energia ja enda seisundi eest, mida ta kiirgabub maailmale. Tema mõtete, vibratsioonid, emotsioonid, meeleolu ja teod mõjutavad inimese enda elu kvaliteeti ja ka seda, mis teda ümbritseb. Meie muutuvas ajas erilist tähtsust omavad inimese vibratsioonid. Meie muutuvas ajas erilist tähtsust omavad inimese enda vibratsioonid. Sa ei ole see, mida sa mõtled, vaid sa oled see, mida sa teed. Ja sellest tuleb sinu elu. Läbi vibratsioonide on kergem näha, millised mustrid inimene endale loob. Kui sa näed, kuidas ja millega ta elab. Madalate vibratsioonidega energiad võivad juhtida inimese elu ja paljud ei näe, kuidas vabaneda ja väljuda nende mõju alt. Võimalus peitub selles, et tuleb leida endale järjepidev tegevus. Ainult tegevus aitab väljuda madalatest energiatest. Samas, mis aitab meditatsioon. Samas siin aitab sind meditatsioon, jalutamine looduses, lillede või taimede istutamine, selles mõttes igasugused aiatööd, kasvatamine ja hoolitsemine, koduloomadega mängimine, need õpetavad, kuidas tingimusteta armastada. Sest koer teab täpselt, mida teha.
Ta peab sind lihtsalt armastama ja rõõmus olema, sa annad talle süüa, juua ja viid teda välja pissile jalutama. Tingimusteta armastus. Vaata, kuidas mängivad lapsed. Tee füüsilisi harjutusi, andesta endale, ole tänulik, tegele oma hirmude ja süütundega, vaata, mida sa sööd. Tee seda, mis tekitab sinus rõõmu. Naera enda üle. Ole koos mõttekaaslastega, sarnaselt mõtlevate inimestega. Kutsu endale appi taeva ja kosmose maagilised jõud ja energiad. Mõni inimene arvab, et me elame lapikul maal ja mõni arvab, et planeedid ja tähed ja kuu ja päike meid kuidagi ei mõjuta, aga see on üsna rumal, sest et päike annab meile sooja. Fotosüntees on kõiges meis ja looduses. Kuu teeb ookeanis ja meredes tõuse ja mõõne, samamoodi ta mõjutab ka meid. On tõeliselt rumal mõelda, et planeedid meid ei mõjuta, kui tegelikult on see ju ilmselge, sest see toimub kogu aeg meie enda silme all. Sa oled täiuslik sellisena, nagu sa oled. Keegi ei vabasta meid emotsioonidest ja muidugi kõik me tunneme erinevaid emotsioone, see teeb elu erksaks ja imeliseks, kuid üks asi on kiirelt mõista ja väljuda madalatest energiatest ja teine on sinna jääda ja mitte muutuda. Selleks, et tõsta enda vibratsioone ja elada teadvustatult, tuleb oma vanad mõtted ja veendumused ümber vaadata ehk kõike seda, millest me oleme tugevalt kinni hoidnud ja mõista, mis loob madalad vibratsioonid ja mis loob kõrged. Siin sellel 21-päevasel meditatsiooni ja külluse avastamise programmis saame sellest kõigest teadlikumaks. Et tule julgelt kaasa. Jaga julgelt seda postitust. Kutsu enda sõpru ja tuttavaid. Ja loome koos väärtust. Toome koos väärtust. Kasvame koos. Kui sa vaatasid selle video lõpuni, siis ole kena. Vajuta like, subscribe, vajuta seda kellukese märki ja kui sa juhuslikult oled ka Facebookis aktiivne, siis Facebookis on selline lehekülg nagu Kasvame koos, kus ma ka jagan videosid ja tihtipeale ma jagan võib-olla neid samu videosid, mis ma teen siin YouTube'is, aga tihtipeale ka erinevaid ja nii on. Nii et tegutseme, muudame iseenda elu selliseks, nagu me seda soovime. Ma kusjuures ei ole usklik ega religiooni kontrollivates kammitsates, aga ma olen inimene, kes võtab vastu ideed, kuulab, mängib nendega, katsetan. Kas nad muudavad minu elu või mitte. Ja kui nad seda teevad, on positiivsed, siis ma kasutan neid ja lähen nendega kaasa. Kui ei, siis viskan nad prügikasti. Soovitan sul sama teha. Suur aitäh sulle vaatamast ja ilusat päeva jätku sulle.